Aga meil on üks suurem mure. Meil ei olegi kellega rääkida. Teine pool puudub selles debatis. Ühelt poolt on argumenteeritud seisukohad, mis kõlavad täna siin. Aga kes on teise poole peal? Kes ajab seda projekti, küsime. Me teame nimepidi 3, 4 või 5 majandusministeeriumi ametnikku, kes selle projektiga tegelevad. Ja me teame, et siis, kui ühiskondlik surve läks tugevaks, selle asemel, et rääkida oma rahvaga, palgati PR-firma, kes musta valgeks räägib. Me oleme täna siin, sest me ei taha, et Eestis niimoodi asju aetakse. Me tahame, et meie lipp lehviks puhtana, et meie hümni lauldakse mitte kägisedes, vaid vägevasti. Me ei taha, et meie peaministrit sunnitakse PR-firma poolt valetama. Me tahame, et rahvaesindajad vaatavad meid otsa ja räägivad meiega. Ja taas me oleme sunnitud nõudma siin Rail Baltic täna planeeritud kujul tuleb peatada. Aga kõlagu lõpuks üks ilus lugu. Teate, on selgunud, et meie rahva hulgas on vägevaid prohveteid. Üks prohvet on Ellen Niit. Aastal 1955 kirjutas ta vägeva laulu ja suvel saab 55 aastat, kui see ette kanti esimesel koolinoorte laulupeol. Gustav Ernesaks on ka prohvet, ta tegi vägeva viisi ja mitu põlvkonda on laulnud selle laulu endale kontidesse. Rattat tegid ratata ja ratata. See on lugu, mis ei ole mitte ajaloolise taustaga, vaid meile on antud teada, milleks me peame valmis olema. See on lugu raudteeprojektist, mis läks kolinal kraavi. See on lugu rongist, mis mitte kunagi ei jõudnud sihtjaama. Ja see on prohvetlik lugu veel selle poolest, et tõeline süüdlane ei selgunudki. Lugu mätsiti kinni. Ametlik versioon piilupart jäi tukkuma. Me oleme täna sellepärast siin, et üles äratada see piilupart, kes on roolis. Rong liigub juba suurel kiirusel ja valel kursil. Me ei seisa siin tegelikult selleks, et vahetada valitsust või tagasi kutsuda Riigikogu. Täna ei ole veel saatuslikult vale otsus tehtud. Täna on võimalik muuta seda projekti. Täna on võimalik tõepoolest ehitada Eestile vajalik raudtee. Ja me oleme algusest peale deklareerinud, me oleme mõistliku, hea, kiire tänapäevase raudteeühenduse poolt. Me oleme selleks siin, et Eesti sellest heast ühendusest ilma ei jääks. Me laulame, me kõneleme südamest, sest me armastame Eestit ja ma kutsun üles, läheme täna selle ilusa egiidi all, et valusalt öelda on õigus sellel, kes tegelikult armastab. Elagu õitsegu meie armas kodumaa.